Kutsun ette sotsiaalkomisjoni. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Holland. Aitäh sõna eest, proua president, austatud asepresidendid ja delegaadid. Loen ette sotsiaalkomisjoni resolutsiooni lahendusklauslid. Muudel Euroopa Parlament nõuab tungivalt, et liikmesriigid looksid ühtsed kodulaenude tingimused, mis soodustaks noortele kinnisvara ostmist ja pere loomist. Kutsub üles liikmesriikide kohalikke omavalitsusi lihtsustama ja paindlikumaks muutma uute eluhoonete rajamise protsessi. Soovitab liikmesriikidel langetada käibemaksumäära naiste ja laste hügieenitarvetel ning esmatarbekaupadel. Julgustab liikmesriike rakendama sotsiaaltoetusi algselt väiksema määraga, eesmärgiga mõista, milliste toetuste mõjud on positiivsed ja mida hiljem rakendada suuremas mahus. Julgustab sotsiaaltöö ekspertidega konsulteerimist ja teaduslikel uuringutel põhinevaid otsuseid. Kutsub üles Euroopa Liitu eraldama rohkem raha struktuuri- ja investeerimisfondidest liikmesriikide hoolekandesüsteemide arenguks. Soovitab luua SKRT organisatsiooni, mille tegevuskonda kuulub alapunkt 1, statistika kogumine ja analüüsimine hoolekandesüsteemide olukorrast. Alapunkt 2, hoolekandesüsteemis esinevate kvaliteediprobleemide esiletoomine hoolekandeasutustele ja vajadusel meediale. Alapunkt 3, perioodiliste ülevaatuste tegemine, luues kõrgemaid vajalikke kvaliteedistandardeid hoolekandeasutustele, mis hõlmab töötajate kvalifikatsiooni, puhtust, toidu kvaliteeti, läbiviidavaid tegevusi ja mis muud. Julgustab SKRT-i läbi viima vähemalt kord kuus kontrolle hooldekodudes, tagamaks korrektse tööprotsessi ja hoolealuste turvalisuse. Kutsub üles Euroopa Liitu organisatsioonist ESF+ eraldama raha toetuste jagamiseks otseselt peredele, kes ei saa ise enda pereliikmete sotsiaalhoolkannet lubada. Soovitab rajada meditsiiniasutustele lisanduvaid perepalateid, sünnitusruume ja perearsti vastuvõturuume, et leevendada ruumipuudusest tingitud ülekoormust ja noorperede ooteaegu tervishoiusüsteemis. Soovib rakendada meditsiinivaldkonna üliõpilasi suuremal määral praktilises töös, seeläbi vähendades tööjõupuudust. Nõuab tungivalt meditsiiniteaduskonna rahastuse ja õppekohtade arvu suurendamist vastavalt vajadusele, kindlustades tulevaste meditsiinitöötajate pealekasvu. Kutsub üles lihtsustama ja digitaliseerima isikuandmete töötlemist ning looma liikmesriikide digitaalsed andmebaasid, et muuta Euroopa Liidu kodanike igapäevatoimingud, näiteks arstiabi, kompaktsemaks. Julgustab arendama noortele suunatud tugivõrgustikke ja kriisiabiteenuseid, mis on kättesaadavad ööpäevaringselt ning kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes. Kutsub liikmesriike looma vaimse tervise mentorlusprogramme
mis ühendaksid kogenumad ja vähem kogenud noorpered, et edendada vastastikust tuge, kogemuste vahetust ja ennetada vaimse tervise probleeme. Palub liikmesriikidel süvendada õpilaste teadmisi finantskirjaoskustest ja rahatarkusest majandusõpetuse õppekavas ning tagada pereelu ja vanemluse vastutustundlik käsitlemine ühiskonnaõpetuse õppekavas. Kutsub üles arendama riiklikke elupindasid noorperedele taskukohaste ja fikseeritud hindadega. Julgustab tööandjaid kasutama paindlikke lahendusi nagu osaline tööaeg, paindlik graafik ja kaugtöö, et soodustada töötajate töö- ja eraelu tasakaalu. Kutsub liikmesriike looma perepõhiseid keskusid, mis pakuvad tuge noorperedele, sealhulgas abi laste tarvete hankimisel ja tugisüsteeme üksikvanematele. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh kuulamast! Delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Itaalia. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Lugupeetud president, asepresidendid ja saalis viibijad. Euroopa ühiskond seisab täna silmitsi mitme põlvkonna tulevikku mõjutava väljakutsega. Elukalliduse kasv, rahvastiku vananemine ning üha ebastabiilsem maailmapilt seavad küsimuse alla meie heaolu ühiskonna jätkusuutlikkuse. See ei ole vaid majanduslik või sotsiaalne probleem, vaid terviklik väljakutse meie noorte tulevikule, perede turvatundele ja Euroopa ühtsusele. Viimased aastad on näidanud, et hinnad ja elamiskallidus on olnud pidevas tõusutrendis. Eluaseme, toidu ning transpordi kõrged hinnad ei väljendu ainult numbrites ja graafikutes, vaid ka noorte valikutes ja tulevikuplaanides. Eurobaromeetri andmetel kogeb lausa 40% noortest sellest tulenevat pidevat stressi ja ärevust, mis mõjutab nii vaimset tervist kui ka motivatsiooni pikas perspektiivis kodu rajada või peret luua. Statistika näitab, et ligikaudu 10% Euroopa Liidu noortest kulutab üle 40% oma sissetulekust eluasemele. See tähendab, et suur osa nende igakuisest eelarvest kulub ainuüksi elukoha ülalpidamisele, jättes vähem raha õppimiseks, hobiseks, tervise eest hoolitsemiseks või tuleviku investeerimiseks. Kui eluaseme hind moodustab noore eelarvest nii suure osa, ei saa rääkida stabiilsest ja turvalisest pinnast iseseisva elu alustamiseks. Olukorda süvendab asjaolu, et noortel on vähese töökogemuse ja õpingute kõrval keeruline leida stabiilset ja hästi tasuvat töökohta. Paljud on sunnitud töötama osalise koormusega või madalapalgalistel ametikohtadel, mis ei kata ära kasvavaid kulusid. See tekitab situatsiooni, kus väikesed sissetulekud, kõrged rahalised kulud ja pidev surme toime tulla surub maha võimaluse säästmiseks või majandusliku kindluse saavutamiseks. Lisaks on hiljutisel ajaperioodil aktuaalseks tõusnud ja palju käsitletud teemaks ka inflatsioon, mille tõttu on oluliselt kallinenud toidu- ja tarbekaubad, mis mõjutab noori, kes on majanduslikult halvemal järjel. Noorte tuleviku vaadet luua pere ning saada lapsi pärsib ka praegu maailma majanduslik ning poliitiline olukord. Kliima soojenemine, mis ähvardab muuta meie elukeskkonda ja majandusmudelit juba järgmise põlvkonna jooksul ning sõjaoht, mis ohustab Euroopa julgeolekut. Kui noored tajuvad, et tulevik on ebakindel ja lähiaastad ei paku stabiilsust, nihkub paratamatult edasi hetk, mil nad tunnevad end valmis peret looma. Paraku on see päevakohane teema, sest just täna vananeb Euroopa rahvastik kiiremini kui kunagi varem. Väheneva tööjõu ning suureneva koguse sotsiaaltoetusi vajavate vanurite hulgale peaks üha rohkem tähelepanu pöörama, sest kõigest 10 aastaga on Euroopa Liidu keskmine kodaniku mediaanvanus suurenenud 3 aastat. Aina rohkem maksumaksjate raha ning ressursse tuleb efektiivselt eraldada pensionite maksmisele, hoolekande ning tervishoiusüsteemide arendamisele. Küsimus ei ole enam, kas selle probleemiga tegeleda, vaid hoopis kuidas. Sotsiaalkomisjon võtab antud teemad väga tõsiselt ning on loonud olukorda leevendava resolutsiooni.
Poolt hääletamine on kõrgelt soovituslik. Aitäh! Aitäh, delegaat võib naasta oma kohale. Resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek sätte number 11 kohta. Asendada säte algjärgnevaga. Soovitab rakendada meditsiinivaldkonna üliõpilasi suuremal määral praktilises töös, seeläbi vahendades tööjõupuudust, eeldusel, et õpilaste töötatud tunnid oleksid tasustatud. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Marta Reiali. Aitäh sõna eest, austatud president. Vabandust, mul ei paber, ma hakkan mõelma. Niisiis, aitäh sõna eest taas kord, austatud president. Sotsiaalkomisjon tõi siis oma 11. lahendusklausis välja, et nad sooviksid siis meditsiinivaldkonna üliõpilasi suuremal määral siis kaasata praktilises töös. Kuid nad ei ole mitte kuskil välja toonud, kas nad saavad päriselt selle eest ka mingisugust tasu. Nad on lihtsalt öelnud, et see vähendaks kuidagimoodi tööjõupuudust. Mina arvan, et üliõpilased, keda soovitakse siis kaasata praktilises töös suuremal määral, peaksid ka saama oma tehtud tööde eest ka mingisugust tasu, et tänu sellele siis tõsta ka nende üliõpilaste päris motivatsiooni ka minna sinna praktilise tööle ja seda rohkem teha. Kui, nagu ma siis juba mainisin, kui üliõpilased, kes teaksid siis, et nad saaksid ka siis tehtud praktilise töö eest mingisuguse rahasumma, mis ei pea olema siis nagu kõige suurem, see võib olla ka siis miinimumpalk või siis mingi väiksem protsent, kui nad saaksid mingigi osa tehtud töö eest siis nagu rahasummadena, siis see tõstaks siis õpilaste motivatsiooni päriselt siis osa võtta siis rohkematest praktilistest töödest või siis võimalustest, mis neile siis ette satuvad. See muudatus tuleks vastu võtta täpselt sellepärast, et hetke olukorras nad lihtsalt eeldavad, et üliõpilased oleksid siis lihtsalt kaasatud sinna, kuigi neil ei ole mitte mingisugust kindlat motivatsiooni põhjust nagu jääda sinna praktilistesse töödesse. Need lihtsalt eeldavad, et see lihtsalt korraga vähendab siis tööjõupuudust, ehk siis lihtsalt nagu tasuta kasutatakse õpilasi ära. Ja täpselt selle jaoks, et üliõpilasi mitte lihttöölistena tasuta tööjõupuuduse parandamiseks ära kasutada, tuleks nende tehtud töötundide eest siis päriselt ka neile mingisugust tasu maksta. Aitäh. Palume muudatusettepaneku esitajal jääda kõnepulti. Täiskogul ja komisjonil on nüüd võimalik delegaadile muudatusettepaneku kohta küsimusi esitada. Küsimuste esitamiseks palun panna ennast järjekorda. Rootsi 92, palun. Aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Minu küsimus on siis järgmine, et kuna tegemist on ikkagi praktikaga, kas te ei usu, et selle eest ei ole vaja mingit tasu ja tegemist on endiselt õppimisega? Et ma saan teie pointist aru, aga samas ma tahaks, et ikkagi selgitaksite paremini ära, et miks on praktika eest vaja tasuda riigil praktikantidele raha. Aitäh. Aitäh sõna eest, siis austatud president, ja aitäh küsimuse eest. Tallinnas on hetkel ka päris palju ülikoole, mis siis maksavad päriselt oma üliõpilastele selle jaoks, et siis need üliõpilased saavad siis oma praktika töökohtades siis tasu nende tehtud töö eest. See on näidanud, et see on tõstnud motivatsiooni päriselt õpilastel minna nendesse asutustesse siis päriselt seda praktilist tööd ka siis tegema, pluss nad saavad siis ka mingisuguse töökogemuse sellest ning nad
ning nendel oleks lihtsam siis sellel ajal päriselt ära elada. Hispaania 85. Aitäh sõna eest, austatud president. Mul on niisugune küsimus, et kuidas teha kindlaks, et õpilased ei tule siis nii-öelda arstiteaduskonda töötama ja praktikale ainult sellepärast, et see on tasustatud ning õpilastel oleks reaalselt motivatsioon õppida ja ennast koolitada sellel alal. Aitäh. Aitäh sõna eest, austatud president, aitäh küsimuse eest. No, eks need üliõpilased siis peamiselt lähevadki ju sinna alale õppima sellepärast, et nad ise on huvitatud sellepärast. Praktika on küll tavaliselt kohustuslik, aga kõik peavad seda niikuinii tegema ja ma ei usu, et siin hakatakse minema ainult sellepärast, et raha saada, sest see raha osa summa ei oleks üldse tegelikult ju nii suur, mida nad saaksid ja nad lähevad ikkagi seda praktikat peamiselt tegema sellepärast, et nad on sellest teemast ikkagi huvitatud, mitte sellepärast, et raha saada. Aitäh. Slovakkia 36. Aitäh sõna eest, austatud proua president. Mul ongi just selline küsimus, et mis võiks olla umbes see tasu, mida nad saavad, et mingitki arusaam saada, et kus umbes see number asub. Aitäh. Aitäh sõna eest, austatud president, aitäh küsimuse eest. See rahasumma oleks siis umbes eeldatavasti mingi, kuna praktikandid ei tee ju terve päeva tööd, nad teevad mingid kindlad tunnid, siis saadagi nende tundide eest kas siis näiteks miinimumpalka või siis mingi tööand või siis praktika läbiviijaga kokku lepitud mingi summa siis. Aitäh. Aitäh, delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada reaktsioonikõne? Taani. Aitäh sõnast, proua president. Meie sotsiaalkomisjonis leiame, et see on väga, ja ma rõhutan, väga hea muudatusettepanek. See muudatusettepanek muudab meie eelnõu täiesti kõige paremaks, ma ütleks. Tänu sellele muudatusettepanekule on meie eelnõu täiuslik. Ma tooks välja, et osades Euroopa riikides juba on tegelikult praktikumid tasustatud, aga see oli muudatusettepaneku esitajal väga hea tähelepanek. See jäi meil kahe silma vahele. Me tunnistame enda viga, aga nüüd on võimalus see kõigil meil ära muuta. Aitäh. Palume komisjonil muudatusettepaneku hääletuseks oma kohtadele naasta. Alustame muudatusettepaneku hääletamisega. Tuletan meelde, et hääletada saab ainult muudatusettepaneku poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. Viiekümne 3 poolthääle ja 2 vastuhäälega on muudatusettepanek vastu võetud. Palun täiskogul teha resolutsioonis muudatus. Asendada säte 11 alljärgnevaga. Soovitab rakendada meditsiinivaldkonna üliõpilasi suuremal määral praktilises töös. Seeläbi vahendades tööjõupuudust, eeldusel, et õpilaste töötatud tunnid oleksid tasustatud. Komisjon võib naasta täiskogu ette. Edasi liigume avatud küsimuste vooru juurde. Esiteks võtan küsimusi klauslite 1–6 kohta.
Holland 25. Aitäh sõna eest, proua president. Nimelt tuleb küsimus kohe esimese klausli kohta, et nõuab tungivalt, et liikmesriigid looksid ühtsed kodulaenude tingimused. Aga siin tekib küsimus, et miks pank peaks andma kodulaenu noorele, kes on ebastabiilse sissetulekuga, kes teenib vähem, samamoodi inimesele, kellel on juba stabiilne sissetulek. Sellest tulenevalt see tegelikult raskendab noortel üldse laenu kätte saamist, sest pank lihtsalt ei taha seda anda neile. Kuidas kommenteerite? Kes komisjonist soovib vastata? Taani. Aitäh sõnast, proua president. Hea küsija. Me leiame, et esiteks liikmesriigid ühiselt loovad ühtsed laenutingimused, mille tulemusena siis nad sinna tuleb sisse siis need, et mis tingimustel pank annaks. Näiteks üks võimalustest on see, et riik maksab osaliselt laenu, riik pakub mingit soodustust, et kõik sellised asjad on võimalikud. Aitäh. Itaalia 33. Aitäh sõna eest, austatud proua president. Minu küsimus on siis teise punkti kohta, et kuidas kohalikud omavalitsus tagavad selle, et eluhoonete rajamise protsesside lihtsustamine, paindlikumaks muutmine ei mõjuta negatiivselt uute elamute kvaliteeti ja elamiskõlblikkust? Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata? Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Me leiame sotsiaalkomisjonis seda, et esiteks peaks uute eluhoonete ehitamine olema esimene prioriteet. Ja kui praegusel hetkel on suurimaks takistuseks uute eluhoonete ehitamisel see, et uued siis ehitusettepanekud on aastaid kohalikes omavalitsustes kinni, siis me soovime esiteks seda siis selles mõttes streamline'ida, et need projektid saaksid kiiremini nõusoleku. Ja kuidas see siis väldib seda, et seeläbi langeb kvaliteet, me lihtsalt jätame ära sealt selle suurema, pikema bürokraatilise projekt või siis poole, et linnavolikogu, kohalik omavalitsus peab siis praegusel hetkel arutatakse linnavalitsus kohalikes omavalitsustes kuid aastaid selle üle, et kuhu täpselt ehitada, millal ehitada, aga esimene prioriteet peaks olema see, et üldse ehitada. Aitäh. Liigume edasi klauslite 7–11 juurde. Taani 115. Aitäh sõna eest, proua president. Minu küsimus on klausli number 10 kohta. Minu küsimus on, et kuidas te tagate, et kõik need perepalatid, sünnitusruumid ja perearsti vastuvõturuumid tagavad lõpuks päriselt noorperele just seda abi. Sellepärast, et need pikad järjekorrad koosnevad ikkagi ka kõigist teistest inimestest ka peale nendest noorperedest. Aitäh. Kes komisjonist soovib vastata? Holland. Ja aitäh sõna eest, lugupeetud proua president. Meie mõte oli siis see, et kui lisanduvad uued perepalatid, sünnitusruumid ja perearsti vastuvõturuumid, siis me laiendame ka neid õpikohti, ehk siis ega see ei ole see, et me teeme ruumid ja ruumid jäävad tühjaks, vaid pigem olekski see, et mõlemad oleks tasakaalus, kui tööruumid, kui ka töökohad. Aitäh. Saksamaa 103. Aitäh sõnaõigusest, proua president.
Tahtsin tegelikult täpsustada, et minu küsimus on 17. klausli kohta. Siis Poola 71. Aitäh sõna eest, austatud president. Minu küsimus käib 10. klausli kohta, ehk siis toote välja, et meditsiinivaldkonnas olevad ooteaja ja ülekoormuse probleemid on tingitud ruumipuudusest põhimõtteliselt, et kas pigem pole probleem töötajate puudusest, et Euroopa Liidu liikmesriikides on tegelikult ju mitmeid haiglaid, mis seisavad tühjana, kuna lihtsalt pole töötajaid, kes seal teenust saaks pakkuda. Aitäh. Taani. Aitäh sõnast, proua president. Hea küsija. Jah, teil on õigus, see on ka üks probleemidest, aga täpselt samamoodi on ka ruumid probleem. Aitäh. Liigume edasi klauslite 12–16 juurde. Itaalia 34. Aitäh sõna eest, proua president. Minu küsimus tuleb lahendusklausli 15 kohta. Te kutsute üles liikmesriike looma vaimse tervise mentorlusprogramme, mis ühendaksid kogenumad ja vähem kogenud noorpered. Kuidas te kavatsete ühendada kogenud ja kogenematud noorpered? Kas oleks mõni digitaalne lahendus või pere pealt füüsiliselt kokku saama? Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata? Itaalia. Aitäh sõna eest, proua president. Põhimõtteliselt see programm töötaks niimoodi, et noorpered saaksid kokku sellisel viisil, mis sarnaneb noortekeskustele. Nad on füüsiliselt kohal ning lihtsalt läbivad koolitusi, jagavad üksteisele nõu, nad saavad suhelda ja seeläbi siis omandada paremaid teadmisi ning vähendada enda ebakindlust siis perega seonduvatel teemadel. Aitäh. Holland 23. Aitäh sõna eest, austatud president. Et mul on ka küsimus siis lahendusklausel 15. kohta, et kui meil on vaimse tervise mentorlusprogramm ja vähe kogenud noorpered, et edendada siis vastastikust tuge, et kuidas tehakse siis järelevalvet, et perede vahelises suhtluses ei tekiks ärakasutamist või manipuleerimist, eriti kui üks osapool on nõrgem kui teine? Aitäh. Kes komisjonist soovib küsimusele vastata? Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Meie klausel 20 toob välja selle, et riigid peaksid looma perepõhised keskused ja kogu see tegevus, siis mentorlustegevus, siis kogenumate ja vähem kogenumate perekondade vahel toimuks nendes perepõhistes keskustes, mis toimivad siis natuke nagu noortekeskused peredele. Ja seal oleks selles mõttes ikkagi töötajad ja tegemist on ikkagi riigiasutusega, et seal toimiks siis järelevalve tegevustele, mis seal on. Et ei oleks mingit omavalitsemist ja kindlasti kohe ei tekiks seal manipuleerimist kogenumate perekondade poolt. Aitäh. Liigume edasi klauslite 17–21 juurde. Rootsi 93. Aitäh sõnaõiguse eest, proua president. Minu küsimus on 17. klausli kohta, et kuidas neid elupindasi siis arendada ja milline see päriselt välja näeks? Kes komisjonis soovib vastata? Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid küsimustele vastama. Hispaania. Aitäh sõna eest, proua president. Me lähtusime siis riiklike taskukohase fikseeritud hinnaga
elupaikade loomisel ja selle idee väljapakkumisel sellest, et see on ajalooliselt toiminud. Toome näiteks Tartu Ülikooli siis pereühikatest, mis on ajalooliselt olnud toimiv süsteem, kus noorpered saavad elada eraldi ühikates, maksta fikseeritud hinda ja seeläbi kasvatada oma pere ja samal ajal keskenduda õpingutele. Ehk siis see on siiamaani näidanud positiivset tagasisidet, kui me anname noortele peredele võimaluse elada siis kontrollitud hindadega korterites, kus nad saavad keskenduda oma õpingutele, oma tegevustele, oma tööle, aga kõige olulisemalt saavad keskenduda pere loomisele ja pere kasvatamisele, sest me kõik teame, et meil on praegu Euroopa Liidus suur iibeprobleem. Aitäh! Võtame täiskogust viimase küsimuse. Läti 54. Aitäh teile sõna eest, proua president. Küsimus 19. punkti kohta. Kuidas teie kavatsete julgustada tööandjaid kasutama neid paindlikke lahendusi selleks, et töötajate töö ja eraelu oleks tasakaalus? Kes komisjonis soovib vastata? Taani. Aitäh sõna eest, proua president. Iseenesest vastus oleks lihtne. Näiteks riik tagab mingid soodustusi ettevõtjale, kes võtab tööle noorperest pärit inimesi, kellel on näiteks vanemaid, kellel on lapsi, pakub neile paindlikke töögraafikuid. Siin on võimalusi päris palju, et peamine, ma ütleks, on riik. Aitäh! Sellega on avatud küsimuste voor lõppenud. Kas keegi täiskogust soovib esitada resolutsioonile vastu kõne? Itaalia 31. Lugupeetud president, head delegaadid, saalis viibijad. Täna seisame silmitsi resolutsiooniga, mille eesmärgid on üllad. Teha Euroopa noortele elu taskukohasemaks ja heaoluühiskonna jätkusuutlikumaks. Kuid Itaalia delegatsioon jääb selle dokumendi osas pisut eriarvamusele. Delegaat ei ole vastu ideele küll toetada noori ja leevendada vananeva ühiskonna survet, kuid ta on vastu välja pakutud lahendustele. Miks? Suur osa resolutsioonist käsitleb sotsiaalpoliitikat kui Exceli tabelit. Rohkem toetusi, rohkem teenuseid, rohkem struktuure. Peaks tähendama nagu rohkem lapsi ja vähem ärevust. Aga see ei vasta tegelikkusele. Tänased noored ei jäta peret loomata ainult raha pärast. Nad tunnevad, et ühiskond nende ümber on ebastabiilne, pereväärtused hajuvad ja maailm nende ümber on ebaturvaline. Ja neil ei ole tulevikku ega kogukonda, millega end siduda. See resolutsioon ei käsitle kordagi usaldust, kultuuri, ühiskondlikke hoiakuid ega kogukondlikku tuge. Selle asemel eeldab ta, et süsteem võib inimese ära parandada. Kindlasti on selliseid teenuseid ja struktuure vaja, et noorperedele oleks laste saamine võimalikult turvaline ja mugav protsess. Aga paraku ei ole sotsiaalkomisjon tegelenud sellega, et aidata luua positiivset kogukonna meeleolu, kus noorparil tõesti oleks tahe, ning selline romantiline tahe lapsi teha. Oleks Itaalia delegaat olnud sotsiaalkomisjonis, oleks tal kindlasti olnud ilusaks lahenduseks välja pakkuda kehtestada Euroopa Liidus perekonna väärtustamise päev. Kuid paraku seda ei tehtud ning ei ole mingit sellist sooja tahet, sellist kuuma tahet, vaid lihtsalt on külmad palatid, arstid kõik ümberringi ja mitte midagi ilust ega romantilist. Ning eriti probleemne on punkt number 11, meditsiiniuuringute rakendamine, et tööjõupuudust leevendada, meditsiinitudengeid rakendada, et tööjõupuudust leevendada. See on äärmiselt ohtlik ja vastutustundetu. Tudeng ei ole odav tööjõud, keda miinimumpalga eest rakendada tööle. Praktika ei ole töö.
kui me hakkame meditsiiniüliõpilasi suuremal määral tööle rakendama, et leevendada haiglate ja personali puudust, siis me mitte ainult ei ekspluateeri õppureid, vaid ka paneme ohtu patsientide elu ja tervise. Me ei lahenda süsteemset kriisi lappimisega. Me ei tee meditsiinilist professionaalset jätkusuutlikut valdkonda sellega, et me anname skalpelli teise kursuse tudengile. Kujutage ette, kui tal on näiteks pimesool lõhkenud, teid viiakse haiglasse operatsioonilauale ning teile astub operatsioonisaalis vastu inimene, kellel on ühes käes skalpell ning teises käes inimkeha entsüklopeedia. Tekib ju suur hirm. Itaalia delegatsioon ei julge enam arstil käia, ütleme ausalt. Meditsiinitöö ja inimeste ravimine olgu nende kätes, kes on päriselt välja õpetatud, eksamid ära teinud ja meditsiinilise litsentsi endale saanud. Üldiselt mõtted selle sotsiaalprobleemidega tegeleda ei ole halvad, aga paraku senikaua, kuni need kitsaskohad ei ole selgust saanud, ei saa Itaalia delegaat sotsiaalkomisjoni resolutsiooniga nõustuda ja ütleb, et las see veel veidikene küpseb ahjus, siis proovime ja mekime seda. Mina tänan. Aitäh, delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada lõpukõne? Hispaania. Lugupeetud president, austatud delegaadid, tänan sõna eest. Mul on suur au esindada sotsiaalkomisjoni, mis on tegelenud teemadega, mis puudutavad meie heaolu ja tulevikku kõige otsesemal moel. Me oleme arutanud küsimusi, mis ei oota lahendusi 10 aasta pärast, 5 aasta pärast, vaid vajavad neid juba täna. Meie resolutsioon annab konkreetsed ja realistlikud lahendused. Me kutsume üles looma noortele paremaid tingimusi kodu ostmiseks ja perede rajamiseks. Me soovime vähendada esmatarbekaupade makse, et elu oleks taskukohasem. Meie ettepanekud parandavad hoolekande kvaliteeti ja läbipaistvust ning toetavad tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkust. See ei ole pelgalt visioon, vaid praktiline tegevuskava, mis tugevdab solidaarsust ja kindlustab Euroopa tulevikku. Vaatame üle nüüd mõningad ettepanekud või siis vastuväited, mis Itaalia delegaadil sotsiaalkomisjoni kaasuse vastu olid. Itaalia delegaat väitis, et lapsed võib-olla tulevad kogukondlikust toest ja me nõustume sellega täielikult, sest kui on kogukondlik tugi, siis laste saamine ja iive probleem ei tulene ainult sellest, et meil ei ole raha ja me peame rohkem toetama, vaid see tuleneb ka sellest, et noortel puudub tihti tugivõrgustik, mille peale langeda. Aga sellest täpselt on ju meie kaasuses räägitud. Meie resolutsioonis on ju räägitud pikalt sellest, et kogukondlik tugi tuleneb perepõhistest keskustest, kus kogenumad vanemad ja kogenumad pered saavad anda oma teadmised edasi noortematele peredele, kellel võib-olla neid teadmisi veel ei ole. Lisaks sellele tõi Itaalia delegaat välja selle, et noortel on tänapäeva maailmas väga raske toime tulla ja see on põhjuseks, miks nad lapsi ei saa. Aga see on just põhjus, miks meie resolutsioonis on punkt selle kohta, et noortele tuleb luua mentorlusprogramm. Lisaks sellele, kui Itaalia delegaat oleks võib-olla natuke rohkem keskendunud sellele ja võib-olla küsinud meilt siis küsimuste vooru ajal, et kus me neid tudengeid haiglas rakendaksime, siis oleks ta kindlasti enne kõne aru saanud, et me ei paneks teise kursuse tudengeid ajukirurgiat tegema. Mitte ükski teise kursuse tudeng ei tohiks ega peaks olema arstilaua taga lahtise südameoperatsiooni tegemas. Aga haiglas on väga palju asju, kus saab kasutada noori arstitudengeid ära. Lisaks sellele tahaks veel mainida, et võtsime vastu muudatusettepaneku tasustada selle töö eest meditsiinitudengeid ja soovime mainida, et neid kasutataks ja rakendataks töödes, mis ei vaja nii suurt meditsiinilist kogemust, nagu näiteks haavade sidumine,
patsientide vastuvõtmine, registratuur, kõik need asjad, mille peale praegu meditsiinisüsteem väga palju ressurssi kulutab. Need augud võiks täita meditsiinitudengitega. Sellepärast, austatud delegaadid, kutsun teid kõiki hääletama selle resolutsiooni poolt, sest me kõik tahame elada Euroopas, kus noored saavad luua peresi ja kasvatada lapsi. Euroopas, kus esmatarbekaubad ja laste hügieenitarbed on mõistliku hinnaga. Euroopas, kus sotsiaaltoetused päriselt toimivad ja nende kujundamisel kuulatakse eksperte. Euroopas, kus suunatakse rohkem vahendeid hoolekandesüsteemidele, et meie eakad ei tunneks end kunagi teisejärgulisena. Euroopas, kus pered saavad arstiabi õigeaegselt ilma kuude pikkuse ootamiseta. Euroopas, kus koolitatakse piisavalt arste, et rahuldada kasvavat vajadust. Euroopas, kus noortele on loodud vastavad tugivõrgustikud ja kriisiabiteenused ja Euroopas, kus kõik pered saavad elada taskukohases hinnaga elamispinnal. Ja et nendel põhjustel see on Euroopa, kus me tahaksime elada, Euroopa, mis toetab inimesi igas eluetapis ja Euroopa, mille nimel tasub hääletada. Aitäh! Aitäh! Palume komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Algab hääletamine resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Neljakümne poolthääle, 12 vastuhääle ja 3 erapooletuga ning esimeste heakskiiduga on resolutsioon vastu võetud. Aplaudeerimine on päevakorras. Palume jääda regionaal-, välis- ja sotsiaalkomisjonil pildi tegemise jaoks istungisaali. Julgeoleku ja kaitse, tervishoiu ja hariduskomisjon võivad minna sööma.